Automaatselt kontrollitavad Moodle'i testid on programmeerimise kursusel asendamatu abivahend. Ühelt poolt aitavad nad õppijal tungida sügavale ainevalla peensustesse ning teiselt poolt reflekteerida õpitu üle ja isegi saada teada uut iseendast. Nii näiteks võib uurida, kuidas arvuti leiab lihtsa aritmeetrilise avaldise väärtust või millises järjekorras ta täidab keerukama programmi ridu. Testiküsimustega saab illustreerida funktsiooni väljakutsete ja rekursiooni toimimist. Kuid Moodle'i testis on võimalik ka ise programme koostada, näiteks lohistades programmi elemendid õigetesse kohtadesse või sisestades antud lahtisse õige käsu. Mitmelahtise küsimuse tüübiga nagu stack saab kirjutada keerulisemate programmide osi või lausa luua algusest peale terveid programme, mis on täielikult automaatselt kontrollitavad. Kontrolltööks kordamise saab muuta põnevamaks ristsõna või muude mängude abil. Kursusel võib paluda õppijatel regulaarselt hinnata oma seisu, tuua välja teemasid, milles nad tunnevad ennast ebakindlalt ning esitada soove, millele võiks edaspidi rohkem tähelepanu pöörata. Tänu vastuste automaatsele salvestamisele tekib juhendajal kursuse seisust jooksev ülevaade. Interaktiivsete harjutuste loomiseks on Moodle'is olemas suurepärane vahend H5P. Selle abil saab koostada harjutusi, kus õppija suhtestub vahetult programmi väiksemate komponentidega või teeb samm-sammult läbi programmi töökäigu. Samuti on võimalik luua narratiivseid situatsiooni ülesandeid, kus antakse ette taust ning seejärel püstitatakse rida probleemolukordi, mida lahendades jõuab õppija järk-järgult eduka lõpptulemuseni. Need ülesanded ei tarvitse olla kohustuslikud, aga nad lisavad mängulisust ja annavad õppijatele motivatsiooni iseseisvalt teemat korrata. Interaktiivse harjutuse vahendiga saab teema kordamiseks luua ühe isiku mänge või isegi mänge arvuti vastu, kus arvuti käigus jääb lauale õppija ise. Lõpuks on H5P suureks abiks, et luua kursusel õppijatele huviks ja järelemõtlemiseks oma programmeeriisiksuse tüübi leidmise test.